Tere ilusat esmaspäeva! Mina Liina Vetik, 3 lapse ema, kinnisvaraarendaja ja ettevõtlus ja ettevõtja tee mentor ja coach. Täna tahan rääkida sulle sellest, kuidas mina loon omale jõukust ja kuidas ma sean siis nii-öelda ka käesolevaks aastaks kõrgemad, paremad ootused, et luua omale veel rohkem käivet, raha, heaolu, jõukust. Jah. Ähm, Kõigepealt on alati esimene samm visioon. Ja kui me oleme harjunud mõtlema niimoodi, et ma tahan saada nii palju raha, noh, sul on mingi number peas, mina olen ka kogu aeg, käive peab olema vähemalt 1 000 000 või ma pean olema miljonär või mis iganes see kellegi jaoks tähendab, jah. Noh, täna ma olen sinna jõudnud, aga selle miljoniga või numbriga üleüldiselt on olnud niimoodi, et minul ei ole olnud äh, rahaga mitte mingisugust tunnet. Et otseselt see raha, see number pangakontol või raha käes ei ole minu jaoks loonud mingisugust seda tõsist sisemist inspiratsiooni, mis paneks mind nüüd põlema ja tekitaks tunde, et voh, nüüd selle järgi ma lähen. Ja ma usun, et ma ei ole kindlasti ainuke, ma olen seda näinud oma klientide pealt samamoodi, et ma ei ole selles osas ainuke ja võib-olla oled sina samamoodi. No mõtled number, no mis see number siis on, noh, mis seal siis ikka on, onju. Ja kunagi ma olin selle küsimusega, ma küsisin seda kunagi ammu aastaid, palju-palju aastaid tagasi oma mentorit ja ma rääkisin sama asja, et mul ei ole seda tunnet, sest et kui me räägime nii-öelda siis ajufunktsioonidest, teadlikust ja alateadvusest, siis meie alateadvus, elevant, nagu ma räägin, tema räägib tunnete keeles, aga kui mul ei ole õiget seda tunnet, seda taga, seda power'it, seda minekut taga, siis ma ei tegutse ka. Ja kui ma panen raha ja mul seal tunnet taga ei ole, noh siis ei tulegi seda tunnet, ei saagi tulla, on ju, või seda tulemust ei saagi tulla. Ja mis ma siis selle asemel teen? Selle asemel ma mõtlen, milline on minu ideaalne elu, millist elu ma tahan elada, millist elustiili, mida ma seal tahan omada ja need asjad just nimelt tekitavad minus siukseid mõnusaid vaibe, jah. Energia paneb liikuma kohe, oh vot see ja ma tunnen ära, et see on minu. Niikaua, kuni ma ei tunne ära, et see ei ole, et see, noh, ma tahan, aga mul ei ole seda õiget tunnet, siis järelikult midagi on vaja veel teha tööd iseenda visiooniga, et ma tunneksin selle ära. Ja loomulikult on visioon kogu aeg arengus ja kasvus, nagu me inimestena oleme arengus ja kasvus, nagu meie ettevõtted on pidevalt arengus ja kasvus vastavalt meiele, jah. Et see on normaalne protsess ja kuidas ma siis kasvatan, noh, üks asi on ka see, et kui ma olen mingi teatud heaolu taseme juba saavutanud, noh, näiteks nii-öelda, et mul on varade väärtus 7-kohaline, siis mõtled justkui, et oh, ma olen kohale jõudnud, on ju, aga sellega ei jää elu seisma, vaid inimene tahab kasvada, areneda, kõik tahab kogu aeg nii-öelda avarduda ja siis on minu töö tõsta oma visiooni. Ja kui sa küsid, kuidas ma tõstan oma visiooni, siis esimene asi on see, et mul tekib mõte, ma tahan jõuda sinna, on ju. Ja kui sina oled oma olekus siin, ükskõik mis tasemed sul ka ei ole, oletame, et sa, ma ei tea, täna teenid 5000 eurot või tähendab 1000 eurot, aga tahaksid teenida 5000 eurot, see on siin sinu visioon, mis sa selle 5000 eest siis saad, jah. Ja sa tahad omada sellist elustiili, sellist asja, aga sa oled veel oma mõttemaailmaga, oled siin, siis mida mina teen selleks, et ma jõuaksin oma mõttemaailmaga järgi, sest ennem ei hakka midagi muutuma, ma ei hakka tegutsema, kui mu mõttemaailm ei jõua järgi. Ehk siis, et see on minu jaoks potentsiaalselt võimalik, on ju. On see, et ma hakkan tõestust otsima, et see on võimalik. Ja kuidas ma tõestust otsin, on see, et kas siis läbi raamatute, läbi inspireerivate inimeste ma hakkan otsima, kes on jõudnud näiteks nii kaugele või teinud, kasvatanud ettevõtet nii kaugele midagi. Noh, minu nii-öelda driver suuresti ongi ettevõtte areng või ettevõtjana areng ja läbi selle siis oma ettevõtet kasvatada. Et minu visioonid lähevad palju sinna osasse, on ju. Ühesõnaga, et visiooni on ka võimalik kasvatada ja ma hakkan siis, kui ma esialgu kohe mõtlen, tundub nagu ulmeline, siis ma hakkan otsima tõestust, kuidas inimesed on seda teinud, kuidas need inimesed mõtlevad ja nii edasi. Ja siis sealt pealt kasvab ka minu mõtteviis. Ma saan uusi vaatenurki ja kujuneb minu jaoks see pusle nii-öelda kokku, kuni ma olen sealmaal, et nii, nüüd on aeg. Nüüd see on minu, on ju.
kuidas tuleb raha järgi nii-öelda sellele kasvule, upgrade'ile on see, et nagu ma ütlesin, esimene samm on alati see mõelda, mida mina tahan. Teine samm on see, et ma panen sinna just nimelt selle numbri taha, et selleks, et sellist elu omada, mul on vaja sellist käivet, on ju, aga ikkagi ma ei lähe raha järgi, vaid ma lähen selle tulemuse järgi, mida see raha mulle siis võimaldab. Aga oma nii-öelda loogilise selle juhiga, jah, elevandi seljas, ma pean teadma, et palju mul on siis vaja luua kapitali selleks, et elada sellist elustiili või omada neid asju, mida ma tahan omada, jah. Et need numbrid selles mõttes käivad nii-öelda mõistusega kaasas, kui nii võib öelda. Ja siis ma hakkan kalkuleerima, mida on vaja teha, aga see on juba mõistuse strateegia loomine. See ei ole alati see rada, mida ma teen. Ma küll harjutan oma mõtteid, et see on potentsiaalne viis, on ju, aga ma ei suru ennast sellesse, et nüüd peab minema sellepärast, et siin ma mõtlesin küll selle välja, on ju, jah. Ei, mina ei ole seda tüüpi. Ma usaldan vägagi sisetunnet, sellepärast et mina mõtlen esimesena, mis on see esimene samm, on ju, ja siis ma hakkan liikuma. Aga see ei ole mitte järgmine samm, et hakata liikuma, vaid järgmine samm on see, et ma otsustan, et see on minu. Ja otsusega käib kaasas vastutuse tunne, vastutusele võtmine, responsibility, et see on minu ja ma lähen all in. Ehk siis ma teen kõik selleks, ükskõik mida siis see teekond minult nõuab, aga ma olen valmis kõik vastu võtma sellel teekonnal. Ma teen kõik selleks, et see saab minu omaks, on ju. Ja mis see on see visioon, mida ma siis tahan, elustiil, asi, mis iganes, on ju. Ja ma olen paindlik sellel teekonnal, siis vastutus on ka see, et ma olen paindlik selles mõttes, see on juba siis liikumise viis, mis ma olen teiega rääkinud, et usaldage iseennast, et see on kergem ja kiireim tee jõukuseni ka, on ju. Aga just nimelt see otsus ja otsusega kaasas käib vastutustunne, et ma olen valmis pokkeris väljas all in, on ju, ehk siis ongi nii kaua, kuni sul on tunne, et no vist päris all in ei ole, on ju, siis see tähendab seda, et sa ei ole lõpuni välja teinud otsust. Minu käest küsiti ka, kuidas sa, Liina, jõuad selle otsuseni? Kui ma tunnen, et ma ei suuda teha seda otsust, ma ei suuda minna seda, et ma olen all in, on ju, et kogu oma kõigega, riskin kõigega, nii-öelda null või mitte midagi, on ju. Kui ma seda ei suuda teha, siis esimese asjana, mis ma teen, ma lähen vaatama, mis on see vastupanu, miks. Ehk siis kindlalt ei ole mul vastupanu selle visiooni osas, selle unistuse osas, kes ei tahaks unistustes elada, on ju. Mul on vastupanu mingis asjas, mis ma arvan, mis minu alateadvus oma uskumustega, kogemustega arvab, et juhtub ja ta tahab mind selle eest kaitsta. Ehk siis, mis on see negatiivne stsenaarium, mis juhtub sellel teekonnal või mis sellega kaasas käib, selle unistusega või selle teekonnaga, on ju. Oletame, sa tahad kasvatada oma äri, sa tahad kasvatada käibeid, on ju, aga mis suga kaasas käib, on see, et see nõuab sinult tohutut energiat, tohutut aega, tohutut panust ja siis sul ei jää mitte millekski muuks aega ja siis, kui elu jääb justkui elamata ja siis sa kardad sinna juurde veel läbikukkumist, aga mis siis, kui ikkagi välja ei tule, on ju, ja põmm, sa ei liigu edasi ja sa ei võta lõpuni välja seda otsust. Sest nii, kui sa oled teinud otsuse, siis sa hakkad kohe tegema samme sinna suunas ka. Ehk siis, nagu ma olen öelnud ka, 80% mindset, 20% tegevusi. Kui sa oled teinud otsuse selle ja võtnud selle all in suhtumise, ehk siis täieliku vastutuse selle eest, on ju, siis sa tõstad sellega oma nii-öelda siis sagedust. Juba, hops, samm siia, on ju, ma tegutsen juba nagu see unistus on, jah. Sa ei ole veel päris kohal, aga ma tegutsen juba niimoodi selle inimesena, kes elab seda unistust elu. Ja sa tõstad sellega oma sagedust, nagu ma ütlesin, ja siin sa näed hoopis teisi võimalusi. Ehk siis ma ei loo omale strateegiat ette, vaid kõigepealt ma otsustan ja siis tulevad need õiged vastused, need õiged inimesed, need õiged lahendused, need õiged võimalused minuni, et nüüd on nii, on ju. Ja sealt ma tunnen ära, mis on minu jaoks järgmine käik ja ma asun tegudele. Ja siis mul on tegudega ka väga tugev power ja ma võin väga kiiresti luua omale selle, mida ma siis olen enda jaoks otsustanud, et see on minu, on ju. Ja
Ja mis ma veel sellel teekonnal teen, kuna ma räägin ikkagi raha loomisest, jõukuse loomisest, siis on minul kaasas alati 2 küsimust, on ju, mida ma siis läbi erinevate meetodite tuletan endale meelde, püüan seda hoida igapäevaselt enda sees, aga need on küsimused, mis on see üks samm, mida ma saan täna teha, et raha tuleks minu juurde. Ehk siis kas ma teen pakkumise, kas ma panen mingi uue toote välja, kas ma räägin, kirjutan reaalselt mingile kliendile meili, et kuule, kas tuleb või ei tule, kas ma panen mingi postituse, kus ma jälle siis pakun midagi või mis iganes. Ühesõnaga viis, kuidas raha saab minu juurde tulla. Sest vaata, kui sa tahad järjepidevalt sissetulekut endale, enda läbi luua, on ju, ma ei räägi siin praegu palgatööst, aga ma räägin sellest, et kui sina oled enda jaoks see raha looja, ettevõtluses me oleme enda jaoks need raha loojad. Kui sa tahad järjepidevat sissetulekut ja kui sa tahad seda järjepidevalt kasvatada, siis sina kõigepealt järjepidevalt pead olema oma mõtteenergiaga, oma energiaga juba raha jaoks olemas. Kui sa tahad, et raha on sinu jaoks olemas, siis sina pead olema raha jaoks olemas, on ju. Ja selle jaoks ma panen oma mõtteenergiat ja üks mõtteenergia ongi see, et ma keskendun sellele, mis on see samm, mis ma täna saan teha, et raha saaks minu kontole tulla, on ju. Nii. Ja teine asi on see, et kui ma ei saa seda sammu teha, siis ma küsin enda käest, mida ma saan käest ära anda, et mul oleks ajalist vabadust ja et mul oleks energia mõttes vabadust, et ma saan ennast panustada ja ennast siis just nimelt energia mõttes ka panna veel rohkem sinna raha loomisse, on ju. Ja seal ma olen vägagi orienteeritud sellele numbritele ja nendele asjadele, et nii, palju tuli, kuidas ma saan seda tõsta, kas ma pean hinda tõstma, kas ma pean mingit paketti looma, kas ma pean ja siis on pidev mäng, on ju. Rahasammud versus delegeerimine, rahasammud versus delegeerimine, aga ma olen kogu aeg wired, nii-öelda avatud, kogu aeg suunatud oma energiaga sellele, et nüüd võtan vastu, nüüd võtan vastu, nüüd võtan vastu. Kui jään kinni, siis küsin endalt, aga miks ma ei võta vastu, on ju. Vot see on sisuliselt see teekond, mida siis mina endaga teen. Mõni asi võtab kauem aega, mõni asi tuleb väga-väga kiiresti. Just jagasin hiljuti story't sellest, kuidas minu 10 aastast sai hoppa 2 kuud, on ju, et seal taga on enda vastuvõtmine selles pildis, selle pildi vastuvõtmine ja seal järel otsus ja all in, on ju, tulgu mis tuleb. Ja kui ongi see, et kukungi läbi minu pildis sees, siis ma võtan ka selle vastu, ehk siis ma võtan selle otsusega kõik, mis tulema peab, kõike seda pean kogema, olen usalduses, võtan kõik vastu, aga lähen ikkagi all in, on ju. Sealjuures on mul standardid, millega ma ei lepi, ehk siis see aktsepteerimine ka, et sul peavad olema enda jaoks need standardid, et alla selle mina ei mängi, on ju. Ja need on piirid ja asjad, millest me võime siis juba teinekord jälle rääkida ja millest ma varem rääkinud olen ka. Aga üks tähelepanek veel. Esimene samm alati, unistage. Unista julgelt, unista kõrgelt ja võta see unistus päriselt endas vastu. Sest nii paljud meist, ma näen seda oma klientide peal kogu aeg, me isegi ei luba endal unistada. Ja me ei võta seda unistust vastu, sest me analüütilise meelega tõmbame sellele väga-väga kiiresti nii-öelda piirid peale ja siis oleme justkui kadunud, et ma tegelikult ei tea, mida ma tahan. Tegelikult sa tead, vaid sa lihtsalt ei võta seda vastu. Ja kui sa vajad selles osas abi, siis jah, aitan erineval moel. Mul on enesekindluse koolitus, rahauskumuste koolitus, on ettevõtjatele ärimentorprogramm 4-kuuline ja ma teen ka üks-ühele coaching ut. Küll aga nüüd hetkel siin 25. jaanuar algus on kõik kohad täis, aga programmid on tulemas, nii et nendes osas läbi nende saame sinna ette jälle peagi uuesti, ikka veel. Mis siis ikka, mõnusat, kõike mõnusat ja me kohtume sinuga uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau.